Tere hommikust kõigile, kaunist advendieelset aega. Rõõm näha, et meie konverentsile on nii palju huvilisi kogunenud. Minu nimi on Andres Männart, ma olen sihtasutuse Kolleegium üks asutajatest ja selle konverentsi idee tekkis meil koos kirjastusega Kallus. Ja suur rõõm oli, et saime nii positiivse vastukaja ja saime nii hea esinejate koosseisu tänasele konverentsile. Nii et selle sisu eest kannavad hoolt siis Tartu ja Tallinna Ülikooli teadlased, ajaloolased, arheoloogid. Suur tänu Teatrumile, kes võimaldab meil seda suurepärast saali kasutada siin ajaloolises keskkonnas, kohas, mis on tuntud ka vanalinna Ladina kvartali nime all, igati sümboolne koht tänaste teemade käsitlemiseks. Mina vähemalt oma kooliajast mäletan Eesti ajaloo kohta väga lihtsaid narratiive. Oli muistne vabadusvõitlus, oli tingimusteta alistumine välisvaenlasele, siis tuli 700-aastane orjaöö, rahvuslik ärkamine ja hiljem omariikluse taastamine. Teadlased teavad, et elu ei ole nii lihtne ja need lihtsad narratiivid on teadlaste hulgas ilmselt juba ammu unustatud ja keegi nende peale ei mõtle. Ja tänase konverentsi mõte on seda narratiivi muutust pisut laiema publiku ette tuua ja neid teemasid ühiselt käsitleda ja kuulata ajaloost selle teadmiste põhjal, mis meil tänaseks on olemas. Aega on meil napilt, ma püüan ise võimalikult vähe aega võtta, rohkem aega jätta esinejatele. Igal esinejal on pool tundi, lõpus tahaks jätta vähemalt 5 minutit 2-3 küsimusele. Pikem arutelu tuleb peale viimast kohvipausi paneeldiskussioonina. Ja meil on siis päeva jooksul 2 kohvipausi ja 1 pikem paus, kui te saate siin all Teatrumi kohvikus ka keha kinnitada, kes soovib. Peame kinni Teatrumi kodukorrast, kanname maski, kõnelemise ajal ettekandjad võivad selle muidugi eest ära võtta. Ja tänane konverents kantakse üle ka YouTube'is, nii et need osalejad või vaatajad või jälgijad, kes jälgivad konverentsi YouTube'is, kui teil on küsimusi, pange need YouTube'i ülekande kommentaaridesse kirja, me kogume need kokku ja püüame need küsimused esitada siis paneeldiskussiooni ajal esinejatele. Ja hakkame pihta, ma annan kohe sõna esimeseks ettekandeks Anti Selartile, kes on Tartu Ülikooli medievist, ajalooprofessor ja doktor. Ja tema teema on Eesti ja Vene 12. sajandil. Palun. Tere hommikut. Ma pean tunnistama, et ma ei näe siin, kes mind kuulab, sest valgus on nii ere, saalivoor. Aga minu ülesanne on alustada siis algusest ja küsida, kuidas nägi välja poliitiline maastik Eesti ja Läti alal 12. sajandil ehk siis kristisõdade aja eelõhtul. Ja selle ettekande teemaks on siis ehk kõige enam võib-olla poliitiliselt pingestatud küsimus sellest teemade ringist, nimelt missugused olid vahekorrad Eesti ja Läti ala ning vana Venemaa vahel. Kust tuleb siin sisse poliitika? See on haruldane juhus, ma julgen öelda, kus me saame seda konteksti väga hästi mitte ainult nimetada, vaid ka lausa kuupäevaliselt dateerida. See toimus 1559. aastal, kui Moskvas peetud läbirääkimistel, tuletan meelde, Vene-Liivi sõda oli juba alanud, Taani saadikud teatasid Vene diplomaatidele, et Taani kuningas oli Eesti esimene valitseja. Ja järgmisel päeval Moskva Prikaasi ametnikud tõid taanlastele vaadata vana letopissi, kus seisis kirjas, et ei,
see oli vürst Jaroslav, kes 1030. aastal Tartu linna rajas. Niisiis on olemas selge kontekst, kus küsimuse asetus paigutub sellesse seosesse, kes valitses seda maad esimesena ja siit kaudu on siis tulemuseks küsimus võimu legitimatsioonist. Kes oli esimene, see on ka õiguspärane selle territooriumi haldaja. Ja nii imelik, kui see ka ei ole, on sellised diskursuseid, kus see küsimus on oluline tänase päevani. Ehk siis on olemas ja sugugi mitte vähe mõjukas, tuleb paraku tõdeda, Vene patriootiline lähenemine Baltikumi ajaloole, mis jätkuvalt toonitab, et just nimelt Venemaa on Baltikumi ajalooliselt õiguspärane valitseja. Nüüd, kui siiski minna tagasi keskaja ajalooallikate juurde ja mitte vaadata seda, mida küsimuse kohta on alates 16. sajandi teisest poolest kirjutatud. Mida me teame? Kui me võtame kirjalikud allikad, siis on meil fikseeritud Novgorodi kroonika traditsioonis sõjaretked Eesti alale, mis omakorda keskenduvad eelkõige kahele ajaperioodile, kui me räägime 12. sajandist, 1130. ja 1160. aastatele ja mis puudutavad Tartut ja Otepääd. Ja nüüd on see ikkagi mitte viimases järjekorras tõlgendamise küsimus, kuidas uurijad on neid sõjaretki käsitlenud. Novgorodi kroonikad ehk letopissid on kirjutatud annaalide vormis. Nad on väga napid, kui me räägime sündmuste kirjutamisest. Üks vürst läks ja vallutas Otepää. Ongi üks lause. Ei midagi enam. Üks lause, üks isikunimi, üks kohanimi. Kas see tähendab, et see koht vallutati ja seal seati sisse administratsioon? Kas see tähendab, et see koht vallutati, kasseeriti lunamaks, nii nagu me neid kaasuseid juba natuke pikemate kirjelduste põhjal teame 13. sajandist ja siis pöördus vaenuvägi kodumaale tagasi ja vahekorrad jäid endist viisi või on veel mingi muu võimalus. Näiteks kui meenutada seda, mida kirjutati nendest vahekordadest 1950. aastate üldkäsitlustes Eesti ajaloo kohta, mis ilmusid Nõukogude Liidus, siis nähti nendes sõjakäikudes mässude mahasurumist ja Eesti ala käsitleti pikaajaliselt Vana-Vene riigi osana. Ma arvan, et veel üks kommentaar, mis siinkohal on vajalik, ütleb, et see info pärineb nimelt Novgorodi letopissidest. Ehk siis küsimus ei ole mitte ainult selles, missugused sündmused toimusid, vaid ka selles, missuguseid sündmuseid peeti vajalikuks nimelt Novgorodis üles kirjutada ja järeltulijate jaoks fikseerida. Nüüd viimasel 10 aastal on Moskva ajaloolane Timofei Gimon väga üksikasjalikult tegelenud nimelt Novgorodi kroonikakirjutuse vaatepiiriga. Kui kaugele ulatub Novgorodi kroonikate autorite, letopissid on kollektiivne töö, need on tõenäoliselt Novgorodi peapiiskopi kateedri juures peetud ja siis vastavalt kirjutajate vahetumisele on tegu tõepoolest kollektiivse loominguga, siis
kui asi puudutab Novgorodimaa endagi perifeeriat, rääkimata sellest, mis jääb väljapoole Novgorodimaa piire, siis Timofei Gimoni järeldus on olnud, et Letopissis peeti vajalikuks vaid nende sündmuste fikseerimist, milles otseselt osalesid novgorodlased ja või Novgorodi vürst. No, loomulik, just loogiline, et kui Novgorodi vürst teeb sõjakäigu, siis ka novgorodlased on temaga kaasas, mitte pelgalt vürsti enese družiina. Niisiis me võime ka öelda, et need sõjakäigud Otepää ja Tartu alla on olnud seotud nimelt novgorodlaste osalusega ja kui novgorodlasi ei osalenud, siis me tegelikult ei tea, missugused sündmused aset võisid leida. Kus me saame teha mingeid järeldusi, see on juba 13. sajandi allikas ehk Henriku Liivimaa kroonika, mäletatavasti tõenäoliselt kirja pandud 1220. aastatel. Ja selles on korduvalt toonitatud, et Vene vürstide, siis arvassegi tulevadki Pihkva ja Novgorod, võim Eesti alale ei laienenud. Seda on võimalik ju tõlgendada sõna-sõnalt, aga samuti ei ole päris võimatu, et siin saab näha nii-öelda legitimatsiooni, sest Henriku kroonika kirjutamise eesmärk, mitte viimases järjekorras, on näidata, et territooriumide hõivamine just nimelt riialaste kontrolli alla oli legitiimne ja sellisena on oluline ka näidata, et siin ei olnud varasemat võimu venelaste poolt näiteks. See, et Väinaäärsete liivlaste juures algas Meinhardi missionitöö, on kroonikas selgelt legitimeeritud toonitamisega, et Meinhardi tegevus algas Polotski vürsti loal. Hiljem, kui sündmused on 13. sajandi alguses edasi arenenud, siis tõepoolest on selge, et Pihkval ja või Novgorodil on vähemalt Lõuna- ja Kesk-Eestile pretensioon, mis ilmneb selgesti selles, et 1224. aastal Vjatško Tartus ja tema võimupretensioonid ja maksustuspretensioonid ulatusid ju samuti Henriku kroonika järgi kaugemale kui Tartu lähipiirkond, esindas Novgorodi vürsti. Tänu sellele Tartu vallutamine 1224, Novgorodi vürsti või Novgorodi kogukonda, 1224 on fikseeritud ka Novgorodi Letopissis. Kui nüüd võrrelda Eesti ala ja Läti ala, siis me teame erinevatest allikatest, et tänapäeva Läti alal oli idanaabrite ka seos ja ka idanaabrite poliitiline või maksustuskontroll tugev. Henriku kroonika, sest me teame, et liivlased, väinaliivlased maksid Polotskile maksu. Polotski Vladimir, Polotski vürst Vladimir, kellest olgu öeldud, ainsana informeerib meid seesama Henriku kroonika, tema olemasolust, on soovinud sekkuda väinaäärsetesse sündmustesse. Kokneses ja Jersikas olid õigeusklikud vürstid ja seesama Koknese vürst oli juba mainitud Vjatško või Vetseke, kes hiljem teenis Novgorodi. Aga samuti 13. sajandi viimasest veerandist on meil teave Pihkva maksukogujatest Atseles, niisiis Kirde Lätis. Veel üks kontakte ja seost kajastav allikas on ka keel. On hästi teada, et eesti keele kristlik põhisõnavara, sõnad nagu rist, ristima,
raamat Nädal on laenatud vana-vene keelest. Läti keeles on vana-vene laensõnu veel oluliselt rohkem ja ehk on tähtis ka see, et nende hulka kuulub ka sõna pagasts, mis siis tänapäeval vald, keskajal tähendanud sedasama, mida Eesti alal vakus, niisiis maksustusüksus on samuti vana-vene laensõna, mis võib viidata maksustuskontrollile või poliitilisele kontrollile. Aga kui me nüüd võrdleme neid keelelisi allikaid, Henriku Kroonika allikaid, Henriku Kroonika infot vana-vene kroonikatega, letopissidega, siis Läti ala kohta ei ole letopissides tegelikult peaaegu mitte midagi. 12. sajandist tõepoolest ei ole mitte midagi. Põhjus on siin ilmselt väga lihtne. Mitte see, et väinaäärsed alad oleksid vana-vene vaatajale tähtsusetud olnud, vaid see, et ja arvestades geograafiat on see ka ju üsna loomulik. Läti territoorium oli seotud Polotskiga, võib-olla ka Pihkvaga, ja Polotski kroonikad kas ei eksisteerinud või on Polotski kroonika traditsioon täielikult hävinud. Ja mis puudutab Pihkvat, siis Pihkva kroonikakirjutuse traditsioon on alanud tõenäoliselt alles kõige enne 13.–14. sajandi vahetusel. Pihkva letopissid fikseerivad ka varasemaid sündmusi, aga on tõendatav, et see info on pärit teistest letopissidest, eelkõige siis Novgorodi omadest, ja tegu ei ole koha peal Pihkvas sündinud kirjapanekutega. Niisiis, tegelikult see, mida me saame teada ka vana-vene maade, eelkõige siis Pihkva ja Novgorodi ja Liivimaa ala 12. sajandi sündmuste kohta, on mitte viimases järjekorras seotud sellega, missugune on meie allikaline baas ja missugune see üldse saab olla. Nüüd üks viimaseid seisukohti, mida on esindanud eelkõige Marika Mägi, ma arvan, et ta jõuab meil sellest rääkida, on me tegelikult peaksime ka maksustusõiguste ja maksustussuhete ja poliitilise kontrolli mõttes loobuma tänapäevastest piiridest ja endale tunnistama, et ka Eestis ja Eesti eri osade ajaloolised seosed väljapoole, ka ühiskonnakorraldus on võinud olla üsna erinev. Niisiis, kui meil on mingi info Tartu kohta, siis see ei pruugi mitte midagi tähendada näiteks Varbola kohta, või kui meil on midagi teada Lõuna-Eestist, siis on pigem tõenäoline, et Saaremaal olid asjad erinevad ja mitte sarnased. Ja selles kontekstis üks kõige olulisem küsimus ilmselt on küsimus, mis asi on üldse riik, kui me räägime 12. sajandist. Kooliõpikutes näidatakse ka keskaegseid riike värvilaikudena ja ka internetis tänapäeval laialt levinud poliitiline kaart selle perioodi kohta näitab, kuidas Kagu-Eesti on vana-vene värvi, tavaliselt vist rohelist värvi, nii nagu see kartograafiline traditsioon millegipärast on välja kujunenud. Aga tähtis on mõista, et 12. sajandi riik, kui me seda sõna üldse kasutame, härrus, võimupiirkond, maa, on natuke teine termin, tugines eelkõige isiklikele sidemetele, mitte fikseeritud territooriumile, vaid selle toimimise lähtekohaks oli see, kuidas ühed inimesed kontrollisid teisi inimesi, kes olid seotud siis kõrgemal või kontrollivamal positsioonil
olevate isikutega truudusvannete ja maksukohustuste või teenistuskohustuste kaudu. Ja need suhted üldjuhul olid ka vastastikused, midagi pidi pakkuma ka kõrgemal positsioonil asuv isik, näiteks kaitset, kas ka sõjalist kaitset võib olla, mingisugune voorus pidi olema kättesaadav või mingi hüve pidi olema kättesaadav ka sellele, kes oli madalamas positsioonis. Ja nii järgmine loogiliselt siit tulenev küsimuse asetus on tegelikult, kui stabiilne oli siis Baltikumi ühiskond 12. sajandil. Kui püsivad olid võimu ja omandi suhted. Sest kui need suhted olid püsivad, siis oli võimalik ka püsivate võimu vahekordade loomine. Anakronistlikus sõnastuses mingi Eesti alaosa või Läti alaosa kuulumine Vana-Vene riiki. Vana-Vene riik on muidugi ka väga suur abstraktsioon. Tegelikult me peaksime rääkima siis ikkagi alati Pihkvamaast, Novgorodimaast, Polotskist. Kui need suhted ei ole olnud stabiilsed, siis ilmselt ei ole ka väga palju põhjust rääkida püsivatest võimuvahekordadest ja taas jutumärkides riiki kuulumisest. Võrdluseks me ju teame ka, kuidas Saksa ordul väga pika aja jooksul ei õnnestunud kontrollida Žemaitiat, Loode Leedut. Žemaitia kontrollimise katsed algasid juba 13. sajandi keskel. Leedu kuningas Mindaugas annetas Saksa ordule kogu Žemaitia. Tal oli seda kerge teha, sest ka tema ei suutnud ise Žemaitiat kontrollida. Ta kinkis ära selle, mida tal ei olnudki. Ja sõjad Žemaitia alistamiseks ja lõppkokkuvõttes alati edutud sõjad kestsid 15. sajandi alguse. Leedu ajaloolane Darius Baronas on seda seletanud mitte selle läbi, et žemaidid olid kuidagi eriti vaprad, sõjakad, tugevad, vaid ta on kasutanud seletuseks žemaidi ühiskonna eripära. Žemaitia võimusuhted ja omandisuhted olid sedavõrd ebastabiilsed, et ükski kokkulepe ei pidanud. Järgmisel aastal oli järgmine pealik võimul, järgmisel aastal oli omand kellegi teise käes, niisiis see, mis oli varem kokku lepitud, osutus tühiseks. Ehk siis Žemaitia alistamine ja maksustamine püsivalt ei õnnestunud selle tõttu, et žemaidi ühiskond oli sedavõrd primitiivne. Vähemalt niisugune on lihtsustatult kokkuvõttes Darius Baronase hüpotees olnud. Niisiis, selleks, et mingid territooriumid püsivalt maksustada, püsivalt integreerida, on tarvis selle kohapealse ühiskonna piisav stabiilsus. Veel üks oluline tegur tollases maailmas, millega võimusuhteid fikseeriti ja omandi suhteid ja omandi üleminekut reguleeriti, oli abielud. Taas vürstlik abielu, millega võimsate suguvõsade vahel luuakse seos, on võimalik, on mõttekas siis, kui need perekonnad on sarnase staatusega ja see staatus on ka piisavalt püsiv. Niisiis, me peame kõigepealt küsima, kui stabiilne
oli üldse muinas-Eesti, ka muinas-Läti ühiskond, need ei pea olema sugugi ühe pulgaga mõõdetavad, et teha järeldusi selle kohta, missugune sai olla näiteks Pihkva ja tulevase Tartu piiskopkonna ala omavaheline seos või seose puudu. Alternatiiv on maksustamine, nii nagu see toimis ju ka Vana-Vene riigi sisealadel, selle riigi või vürstiriigi esimestel sajanditel, niinimetatud paljudie, inimesi mööda käimine, ehk siis vürst ja tema družiina regulaarselt külastasid kontrollitava territooriumi eri osi ja ikkagi faktiliselt jõuga kasseerisid sissemaksu. Nüüd, kas seda, kui niimoodi poolenisti sõjakäiguga toimub maksude kogumine, saab nimetada riiki kuulumiseks, on muidugi mitte viimases järjekorras ka tõlgendamise küsimus. Ja loomulikult, kui toimub maksustamine, tekib küsimus, millises vormis, kas hõbeda näol või mingite produktide näol ja kust need ressursid pärit olid, kas see ressursside kogunemine oli piisavalt tõhus, et regulaarne maksustamine oleks olnud võimalik. Ja hoopis teine teema on see, mida saab võtta kokku mõju all. Kultuuriline vastasmõju, ma arvan, siin ei saa olla kahtlust, et toimis kaubandus. Liivlaste ja Novgorodi kaubandusest räägib vähemalt 2 kasetoht kirja 12. sajandist, mis on Novgorodist leitud. Ja piltlikult võib seda sõnastada nii, et kui Lembitu tahtis nautida maailma tasemel freskosid, siis lääne poole oli tal lähim võimalus vaatama sõita Heidelbergi, ida poole Pihkvasse, Miroži kloostrisse. Niisiis need olulised kultuurilised keskused olid ju olemas ka Vana-Vene aladel, mis nii mõnigi kord meie vaateväljast kõrvale jääb. Ma olen praegu rääkinud peaasjalikult sellest, mida me ei saa öelda. Kui üritada sellelt pinnalt sõnastada mingi positiivne, midagi väitev tees, siis ma julgeks öelda, et Henriku kroonika sündmuste loogikast tuleneb, et kui väina ääres oli Polotski ja riialaste konkurents või Polotski ja piltlikult öeldes sakslaste ja taanlaste konkurents nähtav juba 12. sajandi lõpul ja selgelt olemas 13. sajandi alguses, siis Eesti alal 1210 paiku räägib Henrik pigem teatavast koostööst selle ala kontrollimisel või katsetel Eesti ala eri osade üle kontrolli saavutada riialaste ja pihkvalaste või novgorodlaste vahel ja konkurents kujuneb selgelt välja alles siin peetud võitluste hilisemas faasis. Mis on tähtis, on ka see, et ka maksuõigused ja erinevad kontrollid võisid üksteisega kattuda. 1285, kui Atseles tapeti Pihkva maksukogujad Reesekne komtuuri poolt, Saksa ordu ametniku poolt, kellel muuhulgas Atseles mingit tegemist ei olnud, kui me vaatame komtuurkondade piiride peale, siis see tähendab ilmselt seda, et tegelikult mingisugused Pihkva maksuõigused Atsele alal, kuigi selle territooriumi kontrollimine Saksa ordu poolt oli aktsepteeritud, kestsid edasi. Niisiis ei olnud probleemi selles, et ühel ja samal territooriumil kehtivad eri isandate õigused omavahelise kokkuleppe. Ja näide sellest on Põhja-Karjala ja Põhja-Soome, kus keskajal pikki sajandeid omavahel põimusid Rootsi kuninga ja Novgorodi maksustusõigused või maksustuspretensioonid.
Mis tegi sellise amorfse suhtumise võimalikuks? Kindlasti on oluline ka see, et kui me räägime kontrollist inimeste üle, siis räägime ka kontrollist asustatud territooriumidel. Ei ole mõtet jagada territooriumi, kus ei ole inimesi, sest see ei anna mingisugust tulu. Ida-Latkales 13. sajandil jäigi Pihkva ja Liivimaa piir ebamääraseks ja ka vägivaldne piirijoone fikseerimine toimus seal alates 15. sajandi teisest poolest, kui see territoorium oli piisavalt tihedalt asustatud, et ta muutuks maksustajatele huvipakkuvaks. Ja kui me räägime kristjaniseerimisest, siis ilmselt me ei saa liigselt tähtsustada katoliikluse ja õigeusu konflikti. See siin Baltikumi piirkonnas 12. sajandil ei mänginud veel vist küll mingit rolli. Ja samamoodi näitab ka selle usulise konflikti, mida me ka just nagu minevikku sageli tagasi projitseerime, ebaolulisust see, et 13. sajandil päris kindlasti Liivimaa kujunevate linnade tagamaa hulka kuulusid ka Vene alad. 13. sajandil ja 14. sajandi alguses on vähemalt Riias ja Tartus olnud ka Venemaalt tulnud kodanikuõigusega inimesi, ilma et nende natuke teistsugune religioon oleks siin mingiks takistuseks olnud. Tõepoolest sõna otseses mõttes on ka Tartus nimetatud Vene kodanikku. Aga see on ka see koht, kus ma praegu pidama jään. Aitäh! Paar kiiret küsimust esinejale. Ma annan küsimuse jaoks mikrofoni ka, siis on kuulda. Ja, tänud. On kuulda, jah? Mainisite õiguspärasust ja Novgorodi. Aga vabandust, nüüd ma küll ei kuule. Mainisite Novgorodi õiguspärasust. Küsimus on nüüd siis Norra ürikutes, mida on ka päris palju kirjalikes, mis käsitlevad selle sama Novgorodi riigi teket. Kuidas te seda iseloomustate, on te selle kohta mingi arvamus? Mis on need Norra ürikud? Mida te silmas peate? No neid saagasid on päris palju, ma võin teile saata meile loetelu. Kui jutt on Skandinaavia saagadest ja sellest, mida nad räägivad Vana-Venemaa kohta, siis see on hoopis omaette küsimuste ring ja see puudutab ikkagi hoopis varasemat perioodi kui 12. sajand, mis siis, et need saagad ise on ju kirja pandud valdavalt 13. sajandil, ehk siis mitu sajandit hiljem. See, et Skandinaavia ja Vana-Venemaa olid omavahel väga tihedalt seotud, ka isikute tasemel, selles ei ole ju küll kunagi kellelgi mingit kahtlust olnud. Kui tihedad olid need sidemed 12. sajandil, see on mitte enam nii selge küsimus. Viimasel ajal aga näiteks on just erinevad Vene autorid hakanud kirjutama sellest, kuidas 12. sajandil on päris Lääne-Euroopas päris mitu märki Vene palveränduritest, niisiis tõenäolisemalt, kui nad liikusid Läänemerd mööda, olid nad pärit Novgorodist. Ja samuti on kirjutatud näiteks sellest, et Skandinaavia palverändurid võisid jõuda Pühale maale ka veel 12. sajandil või 13. sajandi alguses just nimelt vana teed pidi läbi siis Vana-Vene alade. Nii et see kommunikatsioon kahtlemata oli olemas ja siin ei ole kellelgi mingit kahtlust. Aitäh! Üks küsimus.
Kas te võite natuke rääkida varasemast ajast ka? Et praegu on ju niisugune mulje jäänud, eks ole, et kui soome-ugri hõimud sealt Uurali poolt siia liikusid, siis millal toimus slaavi hõimude vastupidine liikumine läänest itta? See ei ole küll minu spetsialiteet, et ma umbes võiksin summeerida, mida näiteks viimati on Valter Lang ja Karl Pajusalu ja teised sellel teemal arvanud, aga eks see küsimus tuleb ikkagi päris spetsialistidele suunata.